Oo mu jumal. Oh, ta sai mu kätte. Need on nagu mereämblikud. Just nii. See saab olema meie viimane võimalus. Poisid, me just maandusime ühes kõige ägedamas kohas maal ja meil on täna ees üks hull väljakutse. Ja ma tean, et te olete oodanud, et näha kedagi väga erilist. Ta on tõesti koogist loobunud, ajab krabisid taga, juba siin täiesti elevil. Ta on väike teismeline. Olen teda viimased kuud treeninud just selliseks väljakutseks. Ja mina ja tema järgmised paar päeva vaatame, mida me süüa saame. Me läheme kõige hullumeelsemate loomade järele, alates neist, kes roomavad mööda maad, kuni sügava sinise ookeanini välja. Aga kindlasti jääge vaatama, sest hiljem läheme mina ja Froth tema lemmikkohta kogu planeedil. Aga ma tahan teile näidata varustust, mida me esimesel päeval kasutame. Meil on täiesti uued lestad, need Poseidoni relvad. Vaadake, kui äge see asi on. Meil on ka machete. Loodetavasti saame seda hiljem kasutada mõne looma puhastamiseks. Poisid, ma ei tea, mida kuradit ma järgmiste päevade jooksul sööma hakkan, mina ja Froth. Me peame toitu püüdma, et siin ellu jääda. Froth sööb põhimõtteliselt kõike, aga tegelikult söön minagi, ma arvan. Meil on mass kohe siin, poisid. Meil on suur vana kahur. Me hüppame esimesel päeval jetile ja kihutame sellega sügavasse sinisesse ookeani. Seal on praegu mõned hullud loomad, kellest ma tean, et nad rändavad ja ma tahan neid näha. Nii et tuleb üks vinge päev. Te teate, meil on siin meie kiire elustamine olemas. Me võtame selle alles hiljem. Ta juba tunneb seda. Ta tahab seda. Oi, me võtame selle ainult siis, kui oleme täiesti põhjas. Okei, ma ei hakka valetama, Froth. Ta on praegu tõeline peavalu. Ta teeb korralikult trikke nagu Barley-vaht, nii et ma ei tea, kuidas ta jetiga hakkama saab. Ja ma proovin endale lubada, et mida iganes tema sööb, söön ka mina, välja arvatud juhul, kui see on mingi teise koera kilpkonn või midagi sellist. Kas oled suureks päevaks valmis? Oled valmis? Ta kastab mind sõna otseses mõttes iga jumala kord. Tule, lähme kalale. Jätame selle kepi rahule. Lähme. Tubli, tüdruk. Sa oled sõna otseses mõttes printsess. Sa tead seda ju? Ja, olgu. Mina ja Froth oleme jõudnud sügav sinise ookeanini. Hakkame siin ringi uurima. Plaan on leida täna õhtuks süüa midagi, mida saaks oda abil püüda. Ja me arvame ka, et siin on mõned hullumeelsed loomad, kellega mina ja Froth saame ujuda. Hakkame avamerel ringi vaatama. Kes teab, mida me siit leiame? Lähme! Meil on ees mõned vaalad. Oled valmis, tüdruk? Oh issand, ära vaata mind niimoodi. Oh issand, me oleme vaalad. Nad jutavad veest täielikult välja. Tidsenalia? Oh, mu jumal, kutid. Oh, mu. Me just märkasime terve hulga vaalu. Tõenäoliselt on eespool 3 või 4 vaala. Nad on just veest välja hüpanud ja hullanud. Nad lähevad täitsa pööraseks. Okei, te näete neid kajakaid. Nad tiirutavad kõik nende vaalade ümber, sest kui vaalad pinnale tulevad ja veest välja hüppavad, siis kajakad kogunevad sinna. Neil on tegelikult igasugused merikarpid ja muud asjad, mis aja jooksul nende peale kasvavad ja kui need maha kukuvad, siis kajakad söövad neid. Seal ees lähevad nad täiesti hulluks. Frothi, meil on vaalad, tüdruk. Me jätame neile kindlasti ruumi. Froth on valmis oma esimesi vaalu nägema. Siin ees on mõned. Vaata neid, Froth. Meil pole lihtsalt aimugi, mis toimub. Oh, seal nad on. Wow, selge. Nad sukeldusid alla. Seal nad on. Neid on 2. Mida vaalad teevad, on see, et nad lihtsalt liiguvad ringi ja siis sukeldusid alla, tulevad üles ja hüppavad veest välja. Nii, et me püüame hoida neist natuke kaugemale, sest me ei taha, et nad otse meie peale maanduksid. Siin väljas. Sa oled täpselt siin. Kas sa näed, elatüdruk? Täpselt siin. Kas sa näed neid? Igal ühel neist on tegelikult ainulaadne saba. See on nagu meie sõrmejälg. Just nii nad tunnevadki iga ühe ära ja loevad nende arvu siin väljas. Nad puhuvad neid mullivõrke, mis põhimõtteliselt püüavad kogu planktoni kinni, siis nad tulevad läbi ja filtreerivad, toituvad. Olgu, mina ja Froth, me läheme. Oled valmis, tüdruk? Meil on ees delfiinide parv.
Neid on nii palju. Nad on kohe siin. Oh jumal küll, Frott. Froth! Ütle delfiinidele tere! Oh jumal küll, vaata neid, nad on kohe siin. Siin on sõna otseses mõttes sadu neist. Oh, jumal küll. Olgu, me tulime just natuke lähemale praegu, te näete, et vesi näeb tegelikult väga-väga ilus välja. Nii et me liigume rannikul veidi edasi ja siis hüppame vette, et vaadata, kas saame selle väljakutse alustamiseks mingit toitu. Frothi on ilmselt praegu näljas ja mul hakkab ka kõht tühjaks minema. Olgu, te näete, siin meil on rihv. Ma hüppan vette ja vaatan, kas saan Frothile mingit toitu. Paistab päris kena. Vau, kutid, meil on täna olnud hullumeelne päev. Amastades nägime vaalu, delfiine ja veel palju muud. Me kihutame üle ja hakkame Frothi esimese väljakutse söögi jaoks süüa tegema. See saab olema pöörane. Näeme teid seal all. Lähme, tidruk. Vau, Frothi. Oi, me ei söö seda. Vaata, mida ta üritab süüa. Ei, me ei söö seda. Oi, ta on juba näljas, kutid. Ta on sõna otseses mõttes. Oi. Lase lahti. Mida iganes sina sööd, pean ka mina sööma, aga seda me ei söö. See, mida me täna tegema hakkame, on hullumeelne. Me hakkame valmistama seda kala, mille me natuke varem kinni püüdsime koos eksootiliste puuviljadega. Ja te näete praegu Frothi, ta on näljas. Oi. See ei ole toit. Me saame varsti päris head toitu. Olgu, lähme nüüd. Meil oli raskusi toidu leidmisega, aga meil õnnestus saada üks ilus väike kala, mida me nüüd kohe küpsetama hakkame. Mina ja Frothi, me pole terve päev midagi söönud, oleme siin selle ilusa ojastiku ääres. Froth on täiesti elevil, vaata seda, vau! See ongi see, mille nimel me siin oleme, kutid. Ja mul pole aimugi, kuidas Froth toore kala söömisele reageerib. Eks peate ootama ja vaatama. Meil on pidulaud otse meie ees. Frothi üritab seda juba sõna otseses mõttes süüa, nii et ma proovin teda tagasi hoida. Aga meil on see ilus väike kala, nagu te nägite. See on ilus väike hõbedane trevali. Tegelikult ei ole see nüüd kõige suurem. Oi! Ta üritab juba seda vilja endale napsata. Me hakkame seda kohe sööma, rahune maha. Ja kuigi see ei pruugi olla suur, on see üks maitsvamaid trevaliliike, mida saada võib. Sushimi, need asjad on hullumeelsed. Neil on üks valgeimaid lihasid kogu planeedil. Me hakkame kohe seda lahti lõikama ja ma näitan teile miks. Need on uskumatud, aga ausalt öeldes pole mul aimugi, kas Frothile see meeldib või mitte. Kõigepealt puhastame selle ära.
ja siis on mul siin ees mõned hullumeelsed eksootilised viljad, mida me tegelikult kasutame selle trevali liha valmistamiseks. See saab meie jaoks pöörane olema. Me sööme lõunaks toorest kala. Ma ei usu, et ükski koer oleks kunagi varem sashimit söönud. Me anname talle võimaluse. Ma hakkan kala puhastama. Selle aja jooksul jookseb Froth ilmselt lihtsalt taustad ringi ja otsib krabisid ning muud sellist kraami. Reegel on see, et kõike, mida tema sööb, pean ka mina sööma. Loodan, et ta ei too midagi kahtlast tagasi. Ma lõikan lihtsalt mööda selgroogu siit ja keeran noa. Ma püüan jääda võimalikult selgroo lähedale. Teen väikese lõike. Liha sellel kalal tõmbleb sõna otseses mõttes veel. See on nii värske. Püüan noa võimalikult selgroo lähedalt läbi lasta. Lõikan otse sabani välja. Kas olete valmis seda nägema? Vaadake seda. See peab olema üks valgeimaid lihasid kogu planeedil. Sisuliselt ei jäänud sellele luustikule midagi. Froth, kas oled elevil? Me hakkame lõunat sööma. Ma püün kogu lima tema peale. Ära muretse. Froth on kogu aeg liivane, soolane ja lõhnab kala järele. Ta ootab kannatlikult oma sööki. Kuulge, te näete seda väikest verist jutti siin sees. Just selle osa tahate välja võtta. Kõik see annab metallise maitse. Me tahame ainult neid ilusaid valgeid tükke väljaspoolt, lihtsalt veenduge, et seal poleks luid sees. Minu ja Frothi jaoks sain ma siit 3 väikest tükki. Vaata, kui ilus ja valge see liha on. See on peaaegu läbipaistev. Ja me kasutame nende eksootiliste viljade mahla, et seda liha tegelikult küpsetada. Nüüd juhtub see, et kogu puuviljade happesus ja kõik muu selline imendub aeglaselt selle kala lihasse ja siis saavad mina ja Froth seda lõunaks süüa. Kogu selle asja eesmärk on, et loodetavasti kogu see happesus küpsetab selle ära. Meil on olemas traditsiooniline laim, nii me tavaliselt teeme kutid. See kõik hakkab aeglaselt värvi muutma, kui see küpsema hakkab. Meil on natuke ananassi, paneme selle siia peale. Kas oled lõunaks valmis? Vaata, kui hea see välja näeb. Me olemegi siin, kõik on korras. Meil on siin laim, meil on ananass ja siin on passioni vilja. Ootame umbes 15 minutit, kogu happesus peaks loodetavasti lihasse imbuma. Ja siis mina ja Froth saame lõunat süüa. Lähme, lähme mängima. Kus sa oled olnud? Kus sa oled olnud? Kas sa oled mudas jooksnud? Sa oled mudas jooksnud. See on sõna otseses mõttes tema lemmikkoht, kuhu minna. Aga jääge kindlasti vaatama, sest homme läheme mudasse, et taga ajada mõningaid hullumeelseid loomi. Ausalt öeldes ei jõua me ära oodata, et teid kaasa võtta. Aga praegu ootame, kuni meie kala valmis saab ja läheme mängima. Lähme teeme süüa. Oh, issand, vaadake seda. Siin sees on midagi, ma ei tea. Te ei näekski teda. Ta pidi madalvee ajal kuidagi siia tiiki hiilima. Oh, ei, vaadake teda! Kuule sõber, ma üritan sind aidata, kõik on korras, sain ta kätte. Sellel tegelasel siin on tegelikult piisavalt mürki, et tappa 30 inimest kutid, nii et mina ega Froth ei saa seda kuidagi süüa. Me laseme selle Frothil kindlasti minna, me ei saa seda süüa, nii et laseme ta vabaks. Ära proovi teda kinni püüda, lase tal ujuda. Oi, ära söö teda! Vaata teda siin, ta on otse konna kõrval, vaata teda. Olgu, seal ta läheb. Ma arvan, et meie lõuna on ilmselt peaaegu valmis, kutid. Me hakkame üles minema ja selle liha kallale asuma. Viimased 20 minutit oleme oodanud, et see kala küpseks ja tundub, et see on peaaegu valmis. See, millel on laim, on näinud väga valgeks, aga teiste 2 puhul ei saa ma aru, kas need on küpsenud või mitte. Võib-olla pole happesus kalas piisavalt tugev või midagi sellist. Ta üritab pidevalt auke kaevata, et usse otsida, aga ta ei tea seda. Lõuna on peaaegu valmis. Alustame kõigepealt selle passiooniviljaga. Ma ei usu, et ükski koer oleks kunagi söönud toorest kala passiooniviljaga. Kas oled valmis? See on lõuna. Ma arvan, et talle see ei meeldinud. Ma proovin ise. Ma arvan, et passioonivili polnud piisavalt tugev, et liha küpsetada. Olgu, proovime ananassi. Tule siia. Proovime ananassi. Ei, ananas pole eriti midagi teinud. Proovime laimi. Tule nüüd. Ma arvan, et talle võib see meeldida, näete. Ta lihtsalt peab seda proovima, kutid. Laim on kindlasti parim, kahtlemata. Homme teeme midagi uut ja läheme sügavale mangroovidesse. Ma ei jõua ära oodata, et teid kaasa võtta.
Frott läheb kindlasti pööraseks ja loodetavasti saame talle homme veel süüa ja mõne metslooma. See saab ausalt öeldes olema üks naljakamaid asju üldse. Ma panin liha Froti suhu ja siis kulus tal umbes minut, et sellest aru saada ning siis sai ta aru, et talle see ei meeldi. Oi, ma luban sulle, et homme toon sulle midagi maitsvat, mis sulle meeldib ja me saame minna sinu lemmikkohta. Oi, hästi, mina ja tema, me näeme teid homme hommikul vara. Ta ilmselt läheb väikseid linde taga ajama. Hästi, siis näeme teid homme. Nüüd tahad kala, eks? Nüüd oled näljane. Lähme! Hei, tuldi siia, kutid! Täna läheme uurima ühte kõige hullumeelsemat kohta üldse. Me läheme sügavasse mangroovisüsteemi, et loodetavasti leida üks tõeliselt hiiglaslik loom. Frosti, lemmikkoht planeedil Maa, sügav muda. Meil on nuga kohe siin olemas ja ka meie firmaline kiirturgutus. Me võtame selle kasutusele natuke hiljem, kui me koos Frostiga põhja jõuame. Meil on ainult see üks kala, mis me eile saime, nii et hoiame pöialt, et täna leiame mõne hiiglase. Hei, tüdruk, hästi, hakkame uurima, lähme! Alustame kõigepealt nende madalike uurimist siin. Arvad, et ma näen siin üleval mõnda hullumeelset looma. Ma ei tea, kas te näete neid väikseid pallikesi siin, aga need on tegelikult tehtud mingist hullust loomast. Vaata, mis loomad need kõik on. Kas sa näed neid? Ei, vaata enda taha, kas sa näed kogu seda vahtu siin? Need on sõdurkrabid, vaata neid kõiki. Nad on nagu merelestad. Mis asja? Nüüd, põhjus, miks teid nimetatakse sõdurkrabideks, on see, et nad liiguvad tohututes armeedes, täpselt nagu sõdurid. Nad on nagu erksinised metsloomad. Froff sõi just ühe neist ära, mis tähendab, et ma pean ka ära sööma. Oi, miks sa pidid selle ära sööma? Olgu, teeme selle ära. Oh, Frott, miks sa pidid selle ära sööma? See tundus tõesti nagu klaas läheks mu kurgust alla. See kest on nii kõva. Me leidsime tõelise varanduse. Vaata neid asju. Need on hiiglaslikud merikärnkonnad. Vaata seda asja. See on tõeline elukas. Hammustas mind just. Tänane tegevusplaan, kutid, on vaadata, mida me leiame ja saame kõige lihtsamate meetoditega toiduks püüda. Ma näitan teile, mida me kasutame. Ja mul on ka Frotile midagi, mida ta saab Jetil kanda. Nii, kutid, meil on siin suur vana lest. See asi on nii mäda, et ma ei saa seda süüa. Paneme selle sisse, sulgeme ja viskame mangroovisüsteemi. Loodetavasti tuleb siia suur krabi, ronib sisse ja hakkab seda räpast lesta närima ning siis saame selle hiljem üles tõmmata ja kätte saada. Ma hakkan seda tükeldama. Paneme selle kinni, meil on krabipüünised Jetil, aga mul on need päikeseprillid Froffile, paneme need talle pähe, et kui me selle Jetile kinnitame, siis ta näeb, mis toimub. Kas need on korralikult peas? Oi, sa pead veenduma, et need on õigesti. Jah, kõik korras, mina ja Froth oleme valmis minema. Oi, kas oled elevil? Me läheme krabisid püüdma. Lähme, Froth. Praegu kõnnime mööda seda ojasüsteemi, hakkame need püünised sisse panema. Vaadake, kutid, näete neid väikseid krabisid? Vaata, siin on meil üks väike mudakrabi. Väikesed on siin ümberringi, suured käivad ka siin olema. Lähme, rahune maha, ära ehmata kõiki krabisid minema. Ma panen siia ühe püünise sisse. Jätta see rahule. Tule, lähme. Ma ütlesin teile, see on tema lemmiktegevus, mudas püüniseid välja panna. Tule, lähme. Jäetu see rahule. On hästi näha, te näete, siin on nagu selline sopp, mis siit läbi tuleb. Oi, rahune maha. Ja mis juhtub on see, et kui tõus tuleb, liiguvad kõik krabid üles poole. Ja siis, kui vesi välja voolab, liiguvad nad edasi. See on peaaegu nagu krabide maantee, nii et nad liiguvad siin üles ja alla. Sest seal lihtsalt istub paigal. Oi, tule nüüd, lähme. Hakkame jalgsi uurima ja loodetavasti leiame mõne. Meil on tõus tulemas, nii et kui vesi tõuseb, loodetavasti liiguvad krabid ja jäävad meie püünistesse kinni. Oh, vaata seda, kutti. Oi, Frott,
vaata seda kutti, ma just leidsin selle tüübi mudast. Kuule, vaata, et ta sind ei näpistaks. Ta hakkab sind näpistama, oi. Kui sa talle liiga lähedale lähed, näpistab ta sind. Oi, jou. Ta on praegu ärritunud. Vaata teda, tal on üks suur sõrg ja kõik teised on lihtsalt väikesed. Ta sai mu kätte. Ta tõesti sai mu kätte, mees. Vaata seda. Ta pani mind veritsema, kurat. Hei, jätame temaga hüvasti, laseme tal minna. Oi, hoia eemale, ta saab su kätte. Ta sai mu kätte. Me läheme praegu paksu muda sisse. Vaata seda. Siin on palju väikseid krabisid. Frott, kus sa oled? Oota, siin ta on, vaata teda. Ta on hullumas, täiesti pöörane. Ta on mudas, täiesti vaimustuses. Me hakkame neid väikseid ojasid mööda üles minema. See on hea võimalus meil leida krabisid. Tõenäoliselt ainus kord elus, kui ma tahan teada saada, et mul on krabid. Praegu söövad mind täiesti liivakärbsed elusalt. Ma ei tea, kas te teate, mis need on. Need on nagu väikesed putukad, kes ronivad su peal ringi. See saab olema rõve, aga me peame tegema, mida vaja. Kui ma määrin selle muda kogu oma kehale, kuivab see aeglaselt ja siis need liivakärbsed ei pääse mu naha ligi. Nüüd tuleb see karm osa, natuke näokooriat. Kuidas ma välja näen. Palju õnne nendele liivakärbestele, kes nüüd üritavad mind hammustada. Praegu ei hammusta mind siin küll miski. Paneme natuke muda su ninale, et sind ei hammustataks. Natuke muda ninale ja peakski hea olema. Hei, vaata seda, keegi on siin natuke napsu võtnud, vaata seda, siin on täiesti uus oja, seal peab keegi sees olema, meil ongi üks. Näed seda siin? Froth, oi, sul on krabi, sa ei saaks arugi, et see on krabi. 3, 2, 1. Lihtsalt väike krabi, see siin on väga lahe, mehed, vaadake seda, see on lihtsalt väike emas krabi, aga siit alt näete. Ta kannab tegelikult siin all palju mune, nii et ta ilmselt hakkab need munema. Ja siis saab selles ökosüsteemis olema palju rohkem krabisid, keda me kõik saame leida. See on väga hea märk. Laseme ta siia lahti. Ma ei tea, kuidas ma praegu sinust mudasem olen. Kõik need krabid peaksid siin ojas istuma. Läbi vahu vajuvad nad muda sisse. Siil on veel üks väike krabi. Oi, Froth, Froth. See väike krabi näpistas mind just ninast. Oi. Ole ettevaatlik. See väike tegelane näpistas sind just ninast. Las tead küll. Hoia eemale. Ta on liiga väike. Kuule, Frott, sa pead mulle suure krabi leidma, muidu me täna ei söö. Olgu kutid, me just leidsime siit midagi. See on suur vana sõrd, vaadake seda. Ma ei tea, mis selle krabi tappis. Võib-olla mõni teine suurem krabi või midagi sellist. Aga see on hea märk. Hoiame pöialt. Siin piirkonnas on võib-olla suur krabi, kes selle tappis. Te näete mu nahka praegu. Kogu see muda on ära kuivanud. Need liivakirbud võivad nii tüütud olla. Nad ajavad sind hulluks. Sa kratsid end nagu hull. Ausalt, siin on nii palju väikseid krabisid, aga suuri lihtsalt ei leia. Vaata teda. Ta üritab sellest üle kõndida. Ta vajub sinna sisse. See on ausalt öeldes kõige hullumeelsem maastik. Mida sa teed? Miks sa nii poriseks teed? Ma olen veendunud, et ta lihtsalt tahab praegu minu moodi välja näha. Tule, lähme. Frott otsustas, et ta ei taha enam liikuda. Kuule, me ei jää mangroovidesse. Tõuse üles, peame edasi minema. Sa ei ole surnud. Ma tean, et sa teeskled surnud. Sa ei ole surnud. Ma olen siin leidnud päris mitu väikest krabi. Enamik neist on emased. Me leidsime selle ühe isase, kes üritas Froffi suud näksata. Ma ei tea, miks Froff kogu aeg üritas selle juurde minna. Praegu ei paista olukord eriti hea. Vaata seda. Siin on väike krabi. Sa oleksid mind peaaegu kätte saanud. Vaata seda. Just seda me otsimegi. Ainult, et üks peab olema tohutu, mitte selline väike tegelane. Olgu, paneme ta tagasi. Tule, meil on siin kohe muda krabi. Sa ei näegi teda. Ta on täiesti maskeerunud. Ma teen nii, et püüan ta sõrmega kinni ja siis peaksin saama ta kätte haarata. Olgu, oled valmis? See on veel üks väike emane siin. Näed, ta hoiab allpool mune. Me ei taha teda liiga palju segada. Laseme tal minna. Ära aja teda taga. Las ta lihtsalt istub siin.
hei, hoia eemale, see on väike tüdruk, täpselt nagu sina. Tule, peame leidma suurema. Oi, ta võib siin näpistada, loodan, et sa tead seda. Ei. Vaata, kui sügavale ma praegu sellesse porri vajun. Vaata seda, see on mu jalg. Vaadake seda siin, kutid. Me leidsime just siit ühe mudakarbi. Paneme selle tagataskusse. Loodame, et leiame hiljem ka krabi, mis sellega kokku sobib. Saime veel ühe. Tere, kutid! Me panime praegu krabipüünised välja ja nüüd kasutame seda käsiõnge, mille ma kaasa võtsin. See on lihtsalt konks, tina ja natuke nööri. Näete seda siin? Ja mul on siin see mullektipea, mille saime krabipüünisest. Lõikame sellest tükikese liha ja viskame selle siia väikesesse ojastikku. Võib-olla leiame flatheadi või mangroovi jaki. Mul pole aimugi, kas nad saavad krabipüünistesse midagi. Ja kui ei saa, kutid, siis ma pigem hangin mingi toitu endale ja frofile hilisemaks. Nii et lõikame natuke liha ära ja paneme selle kohe välja. See on valmis, viskame selle välja ja vaatame, kas saame midagi kätte. Saame võttu. Jah, just, meil on üks olemas. Oi! Oh, vaata seda. See oleks napilt lubatud möödus, et ära süüa. Aga ma võtan riski ja panen selle tagasi. Ja hoiame pöialt, et leiame hiljem mõne hiiglasliku mudakrabist. See võib olla suurim risk, mida me kunagi võtame. Mis sa arvad, tüdruk? Ma pean selle tagasi panema. Hästi, meil on siin tohutu kotkas ja mina, latikapea. Hei! Kas te nägite seda? Mina ja Froth just jäädvustasime, kuidas see kotkas tuli ja sõi selle kala pea ära. See oli vinge. Me andsime kotkale just kogu oma sööda ära, nii et meil pole enam midagi alles. Mina ja Froth oleme praegu näljased, liivased, mudased, oleme põhjas. On ainult üks asi, mida teha. Frothi, kas oled valmis, tüdruk? Ma arvan, et on aeg kiireks taastumiseks. Te teate küll, kui me selle võtame, saame siia täiesti uue energialaengu. Võta see. Main. Woohoo! Me oleme uuesti sündinud, kallis. Ma arvan, et on aeg krabipüünised üle vaadata. Frothi kaotab mõistuse. Lähme, mis sa arvad, tüdruk? Arvad, et seal sees on midagi? Püünis number 1. Vaatame, kas meil on midagi, kutid. Otseses mõttes mitte midagi. Midagi on ilmselgelt meie sööda ära võtnud ja praegu pole selles krabipüünises mitte midagi. Mul on nii kahju, et me ei saanud esimesest püünisest siin midagi. Kõik sõltub nüüd viimasest. Ma tõesti loodan, et meil on seal sees midagi, kutid. Tulge, lähme. Ei saanud teda lahti lasta. Lähme. Tule, liigume edasi, tubli tüdruk. Vaatame, kas meil on midagi. Midagi pole. Mis? Sööt on ikka veel sees. Meil pole praegu krabipüünistes, sõna otseses mõttes, mitte midagi. O issand, poissid, päike loojub. Meil on ilmselt ainult tund aega jäänud, nii et ma arvan, et teeme veel ühe viimase jahi. Peame need püünised maha jätma ja võib-olla leiame mõne krabi. Me peame jalgsi minema, poisid, ja uurima, kas leiame siit mangroovisüsteemist mõne krabi. Seda osa siin üleval pole ma veel eriti uurinud, nii et ma lähen sinna üles ja vaatan, kas leiame midagi. Ma ei tahtnud siia üles tulla, sest pean kõndima nende neetud teravate okaste peal. Vabandust, tüdruk, aga me peame toitu leidma. Lähme. Mul on sellest kiirest turgutusest veel natuke energiat alles, nii et see saab olema meie viimane võimalus. Poisid. Ma näen tema kilbiserva just siin. See on krabiserv otse siin. Ma olen ta tagumise osa kinni surunud. Las ma haaran ta jalgade tagant. Mul on ta käes, meil on ta käes, meil on ta käes, meil on ta käes, meil on ta käes. Vaadake seda siin, kutid. See siin peab olema seaduslik. Ta ei ole mingi hiiglane, aga see on toit. Ja just seda mina ja Frost praegu vajame. Oleme täna mudas, rännanud, matkanud, aga nüüd on meil siin natuke toitu. See ilus roostekarva mudakrabi. Frost, meil on toit. Tüdruk, wuhuu mees, see on tegelikult väga ilus krabi. Vaata teda, ta on praegu täiesti kaitseasendis. See siin saab mulle suurepäraseks eineks ja Frostile ka.
just jõudsime nendele liivatüünidele, see on tegelikult hullumeelne. Siin nende liivatüünidega on nagu teisel planeedil. Meil on oma krabi, meil on seal üleval Frost ka. Meil tuleb üks vinge kokkamine tänane päev lõpetada. Te teate küll, me oleme olnud seal neetud mangroovides. Mu keha põleb praegu pärast kõiki neid neetud liivaliblikaid ja mul on ikka veel muda igal pool. Ole täiuslik. Meil on siin üleval oma lõtkease. Mehed, siin on tõesti head süütematerjali. Me läheme selle järele, kogu selle kraami. See läheb kergesti põlema. Sa pidid mind aitama tulepuid korjata, aga sa ei aita mind. Tulge, te ju näete. See siin on ergorange ja selle põhjuseks on see, et see on väga roostes. Ta hakkab tegelikult oma kesta vahetama, mis tähendab, et nende sõrgade sees siin saab olema väga palju liha. Meil on ka need mudakarpid, mille me kavatseme ära küpsetada. Meil on ilusaine mulle ja Frosile. Ma olen Elevil. Lähme teeme selle lõkke üles ja paneme need küpsema. Teeme tule üles ja vaatame, et Fross oleks eemal, sest ta ilmselt hüppaks selle peale. Ta arvab, et kõik on tema mänguasi, nii et hoiame tal silma peal. Nii. Oh, siin on nii tuuline. Olgu, paneme selle puidu peale. Kõik, laske käia. Kommentaarides juba küpseb. Oh, ma ei jõua seda toitu ära oodata. Ma olen praegu nii näljane, kutid. Me veendume, et paneme selle krabi enne välja, kui ta tulele paneme. Keerame ta selili ja paneme noa otse läbi tema keha. See on enam-vähem koht, kus kogu nende närvisüsteem asub. See lõpetab ta kohe ja siis saame teda tulel küpsetada. Oota, püsi paigal, sõber. Me näeme otsa alla. 3, 2, 1. Ja see siin tapab ta kohe. See krabi, nagu näed, on valmis otse tulele minema. Kohe praegu. Need sobivad ka kohe tulele panna. Kui need avanevad, siis tead, et need saavad valmis. Lähme edasi. See on olnud pikk päev minu ja Froti jaoks, aga me saime süüa. Kuhu sa lähed? Ta on minu peale vihane. Miks sa minu eest ära jooksed? Kas ma ei meeldi sulle? Ta hakkab mind armastama, kui ma talle 2 minuti pärast süüa annan. Praegu ongi see kõige tähtsam. Meil on tuli põlemas, krabi küpseb, mõned rannakarbid ka, Froti on seal all, täiesti läbi, täiesti omadega küps, ta jooksis terve päeva mangroovides ringi, täna see tõesti mullitab, see on uskumatu, ootame, kuni need avanevad. See muutub erkoranžiks ja ma ei jõua ära oodata, et seda lahti rebida. Ma olen praegu nii pagana näljane. Meie krabi on siin täiesti oranžiks muutunud. Võtame selle ära, see saab olema uskumatu. Ausalt, meil on täna olnud üks kõige pöörasemaid päevi, kutid. Ma olen üleni, soolane, liivane ja mida kõike veel. Ma tean, te ilmselt lähete kommentaarides hulluks, et me serveerime seda praegu otse liival. Aga mind ei huvita, ma olen nii näljane ja me ei leia rannast midagi. Frott. Sind ei häiri, kui see on natuke liivane, eks? Teda ei huvita, kutid, ja mind ka eriti ei huvita. Ma arvan, et proovime neid mudakarpisid. Vaata seda, see näeb tegelikult hullult hea välja. Vaata seda, oled valmis? Jah? Sa ei taha seda. Tule nüüd. Ma ei tea. Ta ei ole seal üleval, ta pöörab pea sellest ära. Poisid, ausalt, ma saan aru, miks talle need ei meeldi. Need pole üldse head. Ta on praegu minu peale vihane. Tulge vaadake, kuidas ta tagasi tuleb. Selle mudakrabi puhul rebime need puldakommi küünised lahti. See krabi on ausalt öeldes nii täis. Mis siin on? Olgu, poisid, tema sööb oma osa sealpool. Ta kavatseb selle sõna otseses mõttes ära õgida. Mul on oma küünis siin olemas. Ausalt öeldes on see olnud üks kõige pöörasemaid videoid üldse. Mutta krabi rannas. Lõpetuseks, Frat, ta ei suuda lindudega mängimist lõpetada, kutid. Ta sööb oma mudakrabi ära. Ausalt öeldes on see olnud üks kõige pöörasemaid seiklusi minu ja Frothiga. Näeme teid järgmises pöörases videos. Rohkem videoid on siin. Näeme siis. Tšau!